Tere päevast, head Riigikogu liikmed! Alustame Riigikogu täiskogu teisipäevast istungiga. Kohaloleku kontroll, palun! Kohale registreerus 70 Riigikogu liiget, puudub 31. Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Aivar Kokk, palun! Hea juhataja, head kolleegid! No ma saan aru, et hetkel Riigikogu liikmetel on kõigil mure selle hasartmängumaksuga. Väga paljud on juba esitanud avalduse, et saaks ka selle kasiino ehk netikasiinoga tegeleda. Ja nagu rahanduskomisjoni esinaine ütles, et vaja on ühte eelnõud, kuhu sappa see panna. No me pakume siis Isamaa erakonna poolt selle eelnõu. Me teame, et mitte ainult hasartmängumaksu eelnõu ei ole see, mis siin probleeme tekitab. See samasugust probleemi tekitab ka maamaksu seadus, mis sotside eestvedamisel ja reformi toetamisel on siin saalis vastu võetud. Ja seoses sellega siis Isamaa erakond annab üle seaduseelnõu maamaksuseaduse muutmise seaduse kodualuse maa maksuvabastuse taastamiseks. Ehk väga selgelt kodualune maa peab olema maksuvaba. Aitäh! Vaid täpsustus, tegemist on ikkagi Isamaa fraktsiooni, mitte Isamaa erakonna poolse eelnõuga. Ma arvan, et erakond on natukene suurem, teil on natuke rohkem liikmeid, kui on siin fraktsioonis. Head kolleegid, olen vastu võtnud ühe seaduseelnõu ja saame minna tänase päevakorra juurde. Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi parlamentide vahelise assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine ja muutmine eelnõu 768 OE. Esimene lugemine ja palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, väliskomisjoni liikme Luisa Rõivase. Suur tänu, hea juhataja, head kolleegid. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 44 ning välissuhtlemisseaduse paragrahv 6 lõike 1 punkti 4 alusel Riigikogu otsustab muuta Riigikogu 23. aasta 25. mai otsust Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi parlamentide vahelise assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine ning arvata delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni liige Jaak Aab ja nimetada delegatsiooni liikmeks Marek Reinaas. Ja väliskomisjon toetas seda otsust ja ootame ka teie kõigi seda head häält, et kõik saaksid oma tööd Balti Assamblees teha. Aitäh! Aitäh! Üks hetk, Luisa, sul on üks küsimus. Züleyxa Izmailova, palun! Aitäh, austatud juhataja ja lugupeetud väliskomisjoni esindaja! Mul on tekkinud küsimus, et kas peale seda avalikkuse suurt tähelepanu saanud visiiti Dalai Lama juurde tähendab, et kolleeg Reinaasa Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esindusse valimine seda, et edaspidi piirduvad tema lähetused Baltimaadega või vastupidi, on Reinaasa ülesandeks iga visiidiga meediasse jõuda ja seeläbi nii Balti Assamblee kui ka Eesti mainet kujundada? Aitäh! Aitäh, hea kolleeg, selle väga sisuka küsimuse eest. Seda teemat me ei arutanud eraldi väliskomisjonis, aga ma arvan, et Eesti Riigikogus kõik saavad omavahel hästi läbi ja kui sul on see mure, siis sa saad nende fraktsiooni poole pöörduda ja kindlasti ka sealt selle vastuse. Aitäh! Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Mul oleks niisugune huvi teada saada, millistel alustel seda koosseisu moodustatakse. Mina ei tea, mina ei pannud tähele, et oleks kuskil kutse või võimalus olnud või see käib mingi prioriteetide alusel, kes on siin rohkem midagi teinud või mis alustel see moodustamine käib. Aitäh! Väliskomisjoni saabus majanduskomisjoni ettepanek, mida siis meiega arutasime ja hääletasime ja täpselt nii see käib, et
et ma usun, et te olete nii pikaaegne kolleeg, et te juba tegelikult ikkagi ise ka teate, kuidas need asjad täpsemalt siin käivad. Aitäh! Üks küsimus veel, Luisa. Vadim Belobrovtsev, palun. Ja aitäh, lugupeetud ettekandja. Küsimus on selline, et millega see vangerdus nagu siis põhjendatud on? Nagu kas Jaak Aab ise väljendas soovi komisjoni sellest siis delegatsioonist lahkuda või siis delegatsioon ise leidis, et on vaja siis muutusi? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Ma ise ei ole Balti Assamblee liige ja ei tea täpselt, kas Jaak Aab tegi ise selle ettepaneku lahkuda, aga miskipärast ma arvan, et ta oli sellega nõus ja majanduskomisjon selle ettepaneku tegi, mis ka väliskomisjoni jõudis ja me seda hääletasime ja sellega Riigikogu suurde saali saatsime. Aitäh! Peeter Ernits, palun. Ja juhataja, lugupeetud ettekandja. Ma tahtsin ka küsida, et kas Jaak Aab vabatahtlikult oli nõus sellega või tähendab see tegelikult seda, et koalitsiooni positsioone on vaja oluliselt tugevdada erinevates komisjonides, et toetus on nagu erakordselt madal, aga siis võib-olla äkki õnnestub tõusta tänu Reinase määramisele. Ma tänan taas kord selle küsimuse eest. Ma ei ole Jaak Aab, ma olen Luisa Rõivas. Seega ma ei oska öelda, kas Jaak Aab tegi ise selle ettepaneku majanduskomisjonile või mitte. Aga ta istub teie selja taga hästi lähedal, nii et ma soovitan pöörduda inimeste poole ja kui sa inimestega räägid, sa saad ka vastused. Aitäh! Selle formaadi juures on üks küsimus, nii et kolleeg Grünthal, teie küsimus jääb seekord esitamata. Evelin Poolamets, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Hea ettekandja, kas komisjonis tuli ka jutuks tõesti see Tiibeti reis ja kas oli arutelu all, et Reinaas võib-olla halvas seltskonnas võib hakata alkoholi tarvitama liigselt ja tekitada Eestile maineprobleeme või ei olnud sellest üldse juttu? Aitäh! Aitäh teile küsimuse eest. Ei, me tõesti ei arutanud seda teemat ja aitäh. Suur aitäh sulle, Luisa. Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Läbirääkimised on avatud fraktsioonidele. Eeldan, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel Züleyxa Izmailova. Kui ei ole volitust, siis kui nüüd fraktsioonist kedagi ei, head kolleegid, et kui ikkagi volitust ei ole ja fraktsiooni juhtkonnast midagi, me loome sellega pretsedendi. Mul oleks vähimatki selle vastu, Züleyxa, kui sa räägiksid, aga veel kord, ma ei taha seda pretsedenti luua. Me oleme seda nõudnud teistelt volitust ja kui antud juhul sinul ei ole seda, siis sellisel juhul sulgen läbirääkimised. Varro Vooglaid, protseduuriline küsimus, palun. Ja ma lihtsalt huvi pärast küsin, et kas sellises olukorras ei oleks mõistlik reegel see, et kui vastuargumente ei ole, et siis ei ole ka takistus sellise lahenduse käiku laskmiseks. Ma olen küll liberaalse erakonna esindaja, aga nii liberaalseks ma antud küsimus ei läheks, sest te karistate mind sellega varem või hiljem ära. Head kolleegid, sellele eelnõule muudatusettepanekuid ei esitatud ja nagu ettekandja tutvustas, siis juhtivkomisjoni ettepanek oli viia läbi eelnõu 768 OE lõpphääletus. Saalikutsungi järel me seda teeme.
Head kolleegid, panen lõpphääletusele väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentide Vahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine muutmine eelnõu 768 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Selle poolt hääletas 47 Riigikogu liiget, vastu 1, erapooletuid 1. Otsuse eelnõu 768 on otsusena vastu võetud. Teine päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud atmosfääriõhu kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (bürokraatia vähendamine) eelnõu 761 esimene lugemine. Ja palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli auväärt sotsiaalministri Karmen Jolleri. Tere, hea istungi juhataja, head kolleegid Riigikogust ja kõik Eesti inimesed. Ma teen lühidalt ja siis pikemalt, kui on huvi, saab kindlasti ka küsida. Kogu selle eelnõu eesmärgiks on vähendada dubleerimist, vähendada bürokraatiat, muuta nii Eesti inimeste kui ettevõtjate jaoks erinevate teenuste pakkumise lihtsamaks ja vähem närve söövaks. Põhimõtteliselt kaotame siis üleliigsed, ajale jalgu jäänud ja dubleerivad nõuded ning viime protsessid loogilisemaks. Vähendame asutuste ja järelevalve koormust ning suuname Terviseameti ressursi sinna, kus on terviserisk päriselt olemas. Ja kõige selle juures tervisekaitse ei vähene, see jääb alles olukordades, kus see on sisuliselt põhjendatud. Ja muudatused siis puudutavad põhimõtteliselt kohalikke omavalitsusi, põhimaanteede, põhiraudteede ja põhilennuväljade omanikke ehk siis mürakaardid ja tegevuskavad. Erakoolid ja üldhariduskoolid seotud tegevus- ja koolituslubadega. Sotsiaalteenuste osutajad, näiteks üldhooldus, asendushooldus, turvakodu ja nii edasi. Noortelaagrite korraldajaid, püsi- ja projektlaagrid. Apteegid, Ravimiamet, massiürituste käsimüügi ravimite müügiluba väljaspool apteeki ja apteegibuss. Majutusteenuse pakkujad ja järelevalveasutused. Need on siis sihtgrupp. Ja mida me siis muudame? Müra puhul me kaotame kohustuse esitada mürakaarti Terviseametile. Jääb kohustus esitada see Kliimaministeeriumile, et ei pea enam kahes kohas sama dokumenti esitama. Ja kui on vaja hinnata müra, siis saab seda teha juhtumipõhiselt, aga seda hinnatakse ka erinevate muude tegevuslubade ja ehituslubade menetluses. Koolidel ja sotsiaalteenuse osutajatel ei ole vaja esitada eraldi kui nad just esitavad taotluse tegevusloa jaoks, siis ei ole selleks vaja tingimata Terviseameti kirjalikku terviseohutuse hinnangut. Ehk et see ongi see, kus Terviseamet teeb seda ehitisregistris olevate dokumentide järgi ja vaatab ise. Noortelaagrites kaob erinõue toitlustamisele. Näiteks ei ole seatud, kui mitu toidukorda peab olema ja nii edasi, aga jääb edasi nõue, et toit peab olema tervislik ja küllaldane ja toitlustaja saab toetuda Tervise Arengu Instituudi poolt antud üleriiklikele toitumissoovitustele. Ravimiseaduses kaotatakse senised, kuid reaalselt kasutamata võimalused ja load. Näiteks ei ole seni olnud vaja, kuigi luba on olemas, ei ole leidnud kasutust võimalus müüa käsimüügiravimeid väljaspool apteeke massiüritustel. Ei ole kasutust leidnud apteegi bussiteenus.
Aga alles jäävad loomulikult hädaolukorra erisused, mis on ravimiseaduses, ehk et kui toimub mingi suurem katastroof või õnnetus, siis jääb alati võimalus, et inimesed saavad ravimeid kätte ka väljaspool apteeke. Turismiseaduse puhul kaob Terviseameti järelevalve kohustus majutusteenused terviseohutuse nõuete üle. Oluliste riskide korral saab Terviseamet sekkuda teiste seaduste alusel, näiteks veeseadus, nakkustõrje ja ennetuse seadus, ja vajadusel saab rikkuda ka Tehnilise Järelevalve Amet. Mõjud ja eelarve on pigem positiivsed. Väheneb halduskoormus kohalikele omavalitsustele, koolipidajatele, sotsiaalteenuse osutajatele ja ka laagrite korraldajatele. Väheneb dubleeriv töö ja Terviseameti ressurss liigub kõrgema riskiga järelevalvesse. Eelnõu eesmärk on eeskätt töökorralduse ja koormuse vähendamine, eraldi suurt lisakulu ei too. Põhirõhk on olemasoleva ressursi mõistlikumal kasutusel. Kehtima hakkab 1. märtsist ja üks hetk. Ja enamus hakkab siis 1. märtsist, erakooliseaduse, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muudatused jõustuvad 1. jaanuarist järgmisel aastal. Aitäh! Suur tänu teile. Teil on vähemalt üks küsimus. Lauri Laats, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea minister. Igal juhul me pooldame seda, et kui koormus, mis puudutab dokumenti koostamist, lubade taotlusi ja nii edasi, väheneb. Et see on igati positiivne tendents. Mul on lihtsalt küsimus, et mis puudutab seda müra taseme mõõtmist, üleüldist müra ja sellest tekivad siis tervislikud mõjutused, mis mõjub siis tervisele. Ma saan aru, et kui soovitakse avada uut asutust, siis kõik, mis puudutab sellist müra mõõdistust ja dokumentide esitamist, siis sellega hakkab edaspidi tegelema siis Keskkonnaamet või siis keskkonna, või mis ta siis õige ministeerium seal on, kogu aeg muudate nimetusi. Aga kui näiteks tuulikute probleem, kogukonnad, kes tuulikud ei soovi, me räägime siis elektrituulikutest, ja kui seal tekib nagu müra mõõditluse vajadus, kuidas siis pöörutakse, kas see õigus jääb Terviseameti poole ikkagi alles, et pöördume Terviseameti poole selle müra mõõditluse probleemiga, aitäh? Jah, vajaduspõhiselt saab Terviseamet loomulikult müra mõõta ja hinnata. Ja tegelikult on see väga hästi nähtav näiteks tuulikute puhul ka tehnilistest andmetest, mis kaasneb kogu ehitamise, kasutusloa saamise ajal esitatavates dokumentides. Ja tuulikute müra sõltub ka sellest, eks ole, kui kaugel inimene asub ja nii edasi. Ja kui kaua inimene viibib selles müraväljas. Et seni on leitud, et see müra lubatud kaugustel ei ole mingil moel ohtlik. Uute hoonete puhul Terviseamet, tähendab, need nõuded on ühesugused. Need nõuded ise ei muutu, aga dokumentatsiooni tuleb edaspidi esitada ainult ühte kohta, mitte siis Terviseametile. See vähendab tarbetut menetlemist, see lühendab lubade menetlemise aega, inimene saab võtta hoone või selle saab võtta kasutusele kiiremini. Tõnis Lukas, palun. Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud minister. Valdkondade reaktsiooni me saame tõenäoliselt näha esimese ja teise lugemise vahel, kui siin komisjon asju arutab. Aga praegu mul on selline üldine küsimus, et koalitsioon on kokku leppinud, et iga uue regulatsiooni loomiseks tuleb vähemalt üks vana regulatsioon eemaldada. Ja kui te siin bürokraatiat vähendate ja regulatsioone tühistate, mis on need uued regulatsioonid, mis asemele tulevad? Aitäh. Vanade tühistamise eelduseks ei ole uute asemele tulemine.
et me kindlasti ei ole loonud riigis balanssi, et on konstantne regulatsioonide arv. Aga needsamad ettepanekud on tulnud näiteks ka Terviseametilt endalt ja samuti ettevõtjatelt. Ja tõesti, ma arvan, igaüks meist nõustub, et tarbetut bürokraatiat ei ole vaja. Ma ise perearstina ja perearstikeskuse avamisel on olnud vaja varasemalt väga imelikke nõudeid täita. Näiteks kunagi ammu sai üks perearstikeskus pahandada sellepärast, et need neerukausid, sellised ovaalsed kausid, mis on kasutusel, et need ei ole metallist, vaid on papist, ühekordsed, nagu tänapäeval on nõuete kohane. Õnneks see regulatsioon on juba varasemalt muudetud, aga see on lihtsalt üks näide sellest, kuidas vanadest aegadest on jäänud mingisugused imelikud regulatsioonid, ehk tollal 20-30 aastat tagasi, kui õigusakt tehti, et siis ei olnud keegi kuulnudki veel papist, ühekordselt kasutatavatest neerukausidest, mis on oluliselt hügieenilisemad, oluliselt paremad kui need metallist. Ehk et see on lihtsalt üks näide, aga siin samamoodi me võtame ära lihtsalt dokumenteerimise eesmärgil loodud kohustused, et asutused suudavad teha omavahel ka koostööd, kui vaja. Arvo Aller, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud minister. Seletuskirja koostamisel, ma ei tea, siin inimesed on olnud ja ikka kipuvad teil näpukad sisse tulema, et ma loodan, et see ei ole samasugune näpukas, nagu oli see hasartmäng, aga siit ma loen, et meil on 79 omavalitsust ikka veel. Minu teada on 1. jaanuarist meil 78 omavalitsust ja mitmes kohas siin jooksvalt läbi, et võib-olla tasuks see ära parandada. Aga ma küsin selle noorte ja projektlaagri toitlustamise kohta, et siin on viidatud sellele, et sellega siis lihtsustub tegevuslubade taotlemine. Ja küsimus selles, et on teil ülevaadet, et kui palju uusi tegevuslubasid on siis viimasel eelmine aasta või üle-eelmine aasta taotletud, et see halduskoormus on nii suur, et neid nõudeid ei ole suudetud täita? Aitäh! Ma ei ole täpselt seda numbrit uurinud, aga kui te mõtlete, kui palju on lastele suvel 5-päevaseid laagreid, kuni 5-päevaseid laagreid, ja kui iga laagri jaoks on vaja detailne menüü esitada, siis see on laagri korraldajale ka päris suur koormus. Et ses osas, ja mida siis see Terviseamet teeb, kui ma ei tea, suvel on mitusada laagrit üle Eesti, et kas ta peab minema kohale ja kontrollima. Et siin on tuleb ka mõelda, mis see eesmärk on. Et ei kao ära see nõue, et toit peab olema tervislik ja toit peab olema piisav ja küllaldane, et see jääb alles ja olemas on ka piisavad abimaterjalid, et tervislikku toitu pakkuda. Ja ma arvan, et tegelikult tänapäeval inimesed vähemalt teavad, mis on tervislik toit. Paljud meist ei järgi seda, aga me vähemalt teame, et seda pakkuda saab alati ja 3-päevane laager ei mõjuta ka näiteks noore või lapse toitumisharjumusi nii palju, kui näiteks kool või lasteaed seda teeb. Et ses osas ei ole oluline, et grammi pealt kõik oleks täpselt nii, nagu näiteks koolitoidus või lasteaiatoidus. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, ja eesistuja, hea minister, et mainisite, et see seadus reguleerib ka kuidagi siin Tervise Arengu Instituudi tegevust. Ja kui ma õigesti kuulsin, siis Tervise Arengu Instituudi selliseid tervisesoovitusi, ise mainisite ka praegu tervislikku toitu ja mainisite ka noorte ja laste toitlustamist, et see reguleerib laagrites ja lasteasutuses. No me teame, et USA-s on tervisliku toidu põhimõtteid ja soovitusi nüüdsest siis kardinaalselt muudetud, ehk selle järgi tervislik toit on päris toit, ehk siis liha, päris piim, munad või ja töödeldud ja kunstlik toit, näiteks vähenenud rasvasisaldusega tooted, kus on siis seetõttu jälle lisatud rohkem suhkrut ja neid lisaaineid, et need on siis nüüd tervisliku toidu nimekirjast eemaldatud ja palju muud ka. Et kas Tervise Arengu Instituut siis samuti plaanib selles osas midagi ette võtta ja siis neid seniseid soovitusi muuta, et see võib-olla natukene laiem küsimus, aga kuna te väga palju selliseid märksõnu kasutasid, siis ma mõtlesin, et ma küsin selle kohta. Aitäh küsimuse eest. Esiteks, see seadus ei reguleeri Tervise Arengu Instituudi tegevust. Et ta viitab Tervise Arengu Instituudi toitumissoovitustele. Eesti toitumissoovitused põhinevad teaduslikul konsensusel, on läbi räägitud väga paljude osapooltega ja muu hulgas on antud soovitus ka suhkrute ja rasvade, eriti töödeldud rasvade hulga pidurdamiseks. Mis puutub USA toitumissoovitustesse, siis kui vaadata sinna sisse, siis on need väga sarnased Eesti toitumissoovitustega. Et seal ei ole väga suuri erinevusi ja ma mõtlen siin just uusi toitumissoovitusi.
Ja seal on tegelikult veel mõned nüansid, mida ma ei hakka siin käsitlema, sest teema ei ole päris see, aga need uute soovituste tagapõhjad, mis on seal antud, et seal on jah, sellised omamoodi, ma ütlen, et lihtsalt sõnastust on kohati muudetud, aga sisu poolest on ikkagi toitumissoovitused väga sarnased. Aitäh. Lauri Laats, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea minister. Minu arust te tõite väga hea näite, mis puudutas seda arstikabinetis süljekaussi. Et korduvkasutus või siis ühekordset kasutust leivad siis kausid. Aga minu arust selle asja juures on ka nii-öelda ideoloogiline selline eriarvamus, et ma arvan, et siin pool vähemalt saali kindlasti leiavad, et ühekordsed kausid on kindlasti mõistlikud, nii nagu te ise kiitsite ja väga positiivselt selles osas ka väljendasite ennast. Aga nüüd teine pool, mis puudutab, ma saan aru, Reformi ja Eesti 200 ideoloogia, et siis ega te väga ühekordsete siis nõude osas ju positiivset suhtumist ei ole väljendanud siiamaani, et kas midagi on teie retoorikas muutunud või on see väga spetsiifiline selline lähenemine asjale, aitäh? No see vist ei käi päris selle eelnõu kohta, aga mis ideoloogiasse puutub, siis Reformierakond Eesti 200 lähtuvad teadusest, mitte ideoloogiast. Ja mis puutub ühekordselt kasutatavate materjalide kohta, siis on kohti, kus seda on ka teadlased soovitanud, näiteks seesama neerukauss, mis kui nakkusohtlik materjal ja needsamad teadlased on öelnud, et loodusele on väga koormav, kui me kasutame ühekordseid mis iganes tooteid olukordades, kus võiks kasutada neid mitmekordseid. Ja tegelikult ka tervishoius ja ka sotsiaalvaldkonnas on mindud üle sellele niinimetatud rohelisele mõtteviisile, mis tähendabki, et tehakse vahet, kus saab ja kus ei saa kasutada ühekordseid materjale. Et kui me räägime ideoloogiast, siis võib-olla tõesti minnakse ideoloogia näitab äärmust, aga kui teadus toetab teatud mõtteviisi, siis see ei ole veel tingimata ideoloogia. Teadus kunagi ei lähtu ideoloogiatest ja see on sõltumatu. Ja nendele kahele ma tean, et nii Eesti 200 kui ka Reformierakond toetuvad. Ja siin on teisigi erakondi ja ka saadikuid, kes hindavad just seda aspekti ka opositsioonis. Aitäh. Minister on heas vormis, aga test jätkub. Peeter Ernits, palun. Ja juhataja, lugupeetud minister. Et ma ei hakka küsima rohe süljetopside kohta, aga nüüd see on bürokraatia vähendamine. Ja kas ma saan aru, et see on selle seltskonna, kes peaministri juures on, nagu vaatab, et rookida välja igasugust sellist mõttetut bürokraatiat, kas see on selle sigitis. Aga konkreetne küsimus on, et kuna siin on turismiseaduse muutmine ja siin on teil üks ettepanek ainult, et paragrahv 30 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks. Aga see punkt 2 on see, et Terviseamet ei pea enam osutama või kontrollima majutusteenuse osutamist, aga samas Politsei- ja Piirivalveamet peab seda tegema. Ja oskate mulle öelda, et miks Terviseamet on tõmmatud tagasi, et ei pea kontrollima sama asja, aga PPA peab jätkuvalt? Ja see on veel asja. Aitäh. Ja te ilmselt mõtlesite ettevõtjate nõukoda, kes siiski ei sigita midagi, vaid arutavad ja teevad väga häid ettepanekuid. Osa neist ettepanekutest pärinevad neilt ja osa pärinevad meie oma allasutustelt, näiteks Terviseametilt. Et siin ma arvan, et see on olnud väga konstruktiivne arutelu. Me ei ole kõiki ettepanekuid ka arvesse võtnud, mis näiteks on juba, näiteks kui ettevõtjate nõukojalt tulid ettepanekud, siis mõned olid meil juba töös ja mõned on juba tehtud, aga võib-olla lihtsalt ei ole inimesed olnud teadlikud. Aga mina olen küll väga rahul selle nõukoja tööga, kuna nad on päriselt andnud selliseid praktilisi rakenduslikke soovitusi. Mis puutub turismiseadusesse, siis Terviseamet ei pea tõesti enam näiteks kontrollima, kas linad on puhtad hotellis või kas, ma ei tea, tolmuimejaga on üle käidud või kas akende suurus, nad ei pea kohale minema, et akende suurus, kas vastab nõuetele. Et
et esiteks on klientidel komme hääletada jalgadega ja iga konkurentsis püsida sooviv ettevõtja, turismiettevõtja soovib pakkuda head kogemust ja mustad linad kindlasti ei paku seda, et see on ühelt poolt. Ja teisalt, nagu ma juba enne mainisin, siis need, mida Terviseamet on siiani pidanud kontrollima ja mis on ka põhjendatud, kas või näiteks seesama akende suurus, siis see on kontrollitav ehitusloa või kasutusloa või ehitusteatise esitamise ja taotlemise ajal, et dokumendipõhiselt. Et siin ei ole nagu selliseid, ja võib-olla isegi siin ei pea Terviseamet tingimata kontrollima, seal on universaalsed nõuded ehitustel. Ja mida Politsei- ja Piirivalveamet kontrollivad, ma tõesti täpselt ei tea, aga ma arvan, et selle küsimuse peate esitama hiljem ühele teisele ministrile, et miks siis nemad jätkavad majutusasutuste kontrollimist. Aitäh! Anti Poolamets, palun! Küsin mürakaartide kohta, mis on seal atmosfääri õhukaitse seaduse muutmise all. Et meil on tõesti see olukord, kus nüüd tõesti ka maakohtadesse tuleb erakordselt suuri tehnoobjekte ehk 300 meetri kõrguseid torne, millele pannakse ka võimsat müra tekitavaid seadmeid külge. Ehk siis ma tean näiteks mõnda juhtumit, kus nad asuvad lasteaedadest mõne kilomeetri kaugusel, võib-olla 1,5–2 kilomeetrit. Ehk siis mure on selles, et müra uurimise kvaliteet ei langeks, kui nüüd Terviseamet nagu kõrvale jääb, et siis kuidas te kommenteerite, et kuidas me tagame selle, et 1000 teletorni kerkimise juures, hiiglaslike tehnorajatiste juures äkki nagu kontroll hakkab ära kaduma? Aitäh! Esiteks ma ütlesin, et need nõuded jäävad endiseks, et see ei muutu. Ja need samad dokumendid esitatakse Kliimaministeeriumile. Et siin need nõuded jäävad kõik samaks. Et meie kaotame ära lihtsalt selle, et sama dokumenti esitatakse 2 kohta. Ja loomulikult peab kohalik omavalitsus ise vastutama selle eest, et kõik tervisekaitse nõuded oleksid täidetud ja ehitusobjektide puhul oleks arvestatud ka teiste asutustega, nagu te tõite näiteks lasteasutused. Ja siinkohal ma ikkagi viitaksin teaduslikule konsensusele, et tuulikud ei põhjusta sobival kaugusel niisugust müra, mis kahjustaks inimeste tervist. Et siin ärme lähtu palun ideoloogiast, vaid lähtume ikka teadusest. Aitäh! Andres Metsoja, palun! Ja aitäh! Jätkan sama teemaga, et tõepoolest see taastuvenergeetika ja tuuletööstus tekitab inimestel peades probleeme. Ja just sellepärast, et planeeringumenetluse käigus neid mõjusid hinnatakse ja siis, kui tegelikult need tuulepargid on valmis, siis jätkub menetlemine nii-öelda objektipõhiselt, ühe pargi põhiselt, aga sellist kumulatiivset mõju ju tegelikult ei hinnata ja justkui otseselt ei ole ka kellelgi kohustus hinnata, sellepärast, et planeeringu käigus on mõjud hinnatud ja kui on juhtumipõhine hinnang, siis võetakse jälle see üks juhtum aluseks ja tegelikult hinnatakse seda ühte juhtumit, aga äkki ikkagi just nimelt peaks astuma sammu edasi ja vaatama siis seda tuuletööstust selliselt, et iga pargiga kaasneb kompleksloa menetlus ja see loa omanik on kohustatud mingisuguse intervalliga neid uuringuid läbi viima, sest täna me oleme tegelikult olukorras, kus omavalitsusele valmib järgmine nii-öelda mingi avalik uuring ja küsitakse seisukohta. Aga mis seisukohta sa seal siis esitad? Aitäh! Aitäh! Ma olen tähele pannud, et kui me tahame midagi edasi lükata või tagasi lükata, siis me alati nõuame uuringuid. Ja mina teeks ettepaneku sellisel juhul, kui me soovime midagi ette lükata või tagasi lükata, teeks ettepaneku hinnata näiteks, kui ma võtan selle pudeli siin, kas raskusjõud ikka mõjub. Et hindame midagi, mis on juba ammu teada, 100 aastaid teada, 10 aastaid teada. Kui uuringud on kuskil mujal tehtud Newtoni poolt raskusjõu suhtes, kas see siin ka mõjub? Või see siin ei mõju täna äkki? Äkki täna ei mõju? Äkki on midagi muutunud vahepeal?
Ehk et füüsika, keemia, bioloogia, need reeglid on muutumatud ja need ei kao mitte kuhugi. Kui on tehtud uuringud üle maailma väga suurtel kohortidel, kohort on siis hulk inimesi, kelle peal on uuringud tehtud, või suurtel pindaladel ja on saadud igal pool sarnased tulemused, aga selle eelduseks on loomulikult, et need uuringud on sarnase kvaliteediga. Kui me kvaliteeti muudame, siis me võime saada tõesti teinekord teised uuringud, näiteks võtame väiksema hinnangu, hindame teistmoodi, kasutame teisi skaalasid. Kui on standardiseeritud skaalad ja meetodid, mida teadus kasutab, siis ei ole tegelikult põhjendatud tegema selliste uuringute tegemine, mille puhul on tulemused ette teada ja mida tegelikult on ka väga palju korratud maailmas. Ehk et näiteks kui Soome inimestel tekivad või ei teki mingid kõrvaltoimed, siis miks me arvame, et Eesti inimeste bioloogia on kuidagi teistsugune? Või kui on, siis mis see põhjus võiks olla? Kas me saame seda põhjust mõjutada? Et uuringute tegemine peab ka olema põhjendatud. Ka tervishoius, igal pool peab olema, selleks peab olema põhjendus. Et see peab, ja usaldus teadlaste vastu võiks ka säilida. Ehk et kui teadlased, kes on koolitatud aastakümneid selles samas valdkonnas, siis mina küll usaldan neid. Mul ei ole põhjust mitte usaldada. Kas või seda sama Newtonit, kes küll teadis füüsikat palju vähem kui võib-olla mina ja teie siin, aga ta leidis ühe väga-väga põhilise reegli, et esemed kukuvad alati alla. Et vähemalt maapinnale lähedal on väga vähe olukordi, kus esemed ei kuku alla, vaid hakkavad liikuma teistmoodi. Aitäh. Ja, relatiivsus ka veel, jah. Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja minister. Kohalike omavalitsuste teema jätkuks, et võetakse nagu otsustusõigus KOV-idel ära, mis ühelt küljelt muidugi vähendab bürokraatiat ja on väga hea, aga see vastutus ikka peab KOV-idele või kuidas selle vastutusega on, kui midagi viltu läheb? Aitäh. No vastutus jääb ikka ja kohustused jäävad ka, aga lihtsalt need kohustused ei ole dubleeritud. Et see on võib-olla kõige lühem vastus. Et ei pea kohalik omavalitsus ka nägema tohutu paberimajandusega vaeva, esitama dokumente ühte kohta, teise kohta, kolmandasse kohta samu dokumente. Ja eriti veel, kui me räägime Terviseametist, kellel teatud olukordades ei ole isegi jõudu midagi teha, nii juriidilist kui ka ekspertiisi, et siis mingeid probleeme või midagi puudutada. Priit Sibul, palun. Suur tänu, austatud istungi juhataja ja minister. Riigikogus keskkonnakomisjonis on üks atmosfääriõhu seaduse muutmise eelnõu endiselt lugemisel, ootab, ma arvan, katkestati ja ootab taaskord teist lugemist. Et kas ja kuidas teie teada need omavahel kokku lähevad, kus on ja seal oli, kuigi te ütlete, või siin eelnõus on kirjas, et KOV ei pea Terviseametile esindama ja kõik nõuded jäävad alles, et kas õiguskantsler, kes omal ajal selle müra teemaga pöördus meie poole, et kas need muudatused on kooskõlas ka õiguskantsleri viidetega ja selle teise menetletava eelnõuga või teist poolt on see muidugi parlamendi töö, aga kas ja kuivõrd teie olete teadlik selle muudatuse tegemisel, et üks muudatus on Riigikogus menetluses? Aitäh. Aitäh. Ma juhin tähelepanu jälle sellele, et me ei muuda nende nõuete sisu. Sisu jääb endiselt tervisest lähtuvaks ka muuhulgas, eks ole muid aspekte veel, vaid me muudame seda, kuidas infot esitatakse ja et seda infot ei esitata dubleerivalt. Ja tervisenõuded jäävad samaks, tähendab kas samaks, aga nad jäävad tervisest lähtuvaks. Aitäh. Evelin Poolamets, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea ettekandja. No mind teeb küll väga murelikuks teie selline ettekanne rääkides Newtonist ja võib-olla Newtoni ajal ei olnud müra tervisele kahjulik, et müra ei olnud nii palju, aga tänapäeval on ka, ma arvan, et teaduslik konsensus ka selles osas, et müra kahjustab inimese tervist. Ja nüüd te toote välja, et mürakaartide ja müra vähendamise tegevuskava hakatakse esitama
kliimaministeeriumile. Varsti te ütlete, et bürokraatia vähendamise huvides me hakkame kliimaministeeriumis ka inimesi ravima, kuigi see ei ole üldse teie valitsuse puhul ka välistatud. Aga kas ei käinud ikkagi läbi see mõte, et vähendame bürokraatiat ja jätame selle ala, et esitatakse need kaardid Terviseametile ja ei esitata kliimaministeeriumile, sest müra ikkagi ohustab eelkõige inimese tervist, mitte niivõrd kliimat. Aitäh! Aitäh! Kliimaministeerium tegeleb ehitistega ja samamoodi, et see on, nagu ma juba korduvalt olen öelnud, see on dubleeriv olnud. Me ei ütle nii, et me hakkame esitama kliimaministeeriumile, vaid praeguses olukorras on vaja esitada mürakaardid Terviseametile ja kliimaministeeriumile. Sellised füüsikalisi parameetreid oskab igaüks lugeda, et seal ei ole küsimust. Ka inimene, kes on ehitaja, ei pea kaasama arsti selleks, et ehitada mingisugune maja või mingi muu ehitis tervisenõuetest lähtuvalt. Kui ta loeb tervisenõuded läbi, nagu ma enne mainisin, näiteks akende suurus on üks tervisenõue, õhuniiskus, õhutemperatuur, ventilatsioonisüsteemid, need kõik peavad vastama tervisenõuetele. Ega see ei tähenda sellepärast, et Sotsiaalministeerium hakkab ehitama. Et see on ühelt poolt. Ja kui me räägime 18. sajandist, millal elas Newton ja raskusjõu avastas, relatiivsusteooria oli tõepoolest Einsteinilt ja 20. sajand, eks ole. Ehk et 18. sajandil oli ka müra olemas. Tekkis ka, lihtsalt tõepoolest see ei olnud võib-olla nii valdav ja see kahjustas inimeste tervist samamoodi. Aga tollal inimesed lihtsalt ei teadnud seda ja seda ei uuritud ja teadus oli hoopis teisel tasemel. Et tänaseks me teame väga palju ja tänaseks, nagu ma ka enne mainisin, teavad ka siin saalis olevad inimesed ja ka isegi lapsed, kes ei ole siin saalis, et mis on tervislik, mis ei ole tervislik ja nii edasi ja nii edasi. Et meie teadmised tänapäeval on palju suuremad ja sellepärast ma arvan küll, et ei ole vaja samu dokumente kahte kohta esitada. Aitäh! Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja lugupeetud minister. Et laskume natuke nüüd selle Einsteini ja Newtoni kõrgustelt alla maisele Eestimaale. Ja võtame nüüd tervishoiu seaduse, kui paragrahv 22, loen ette pealkiri. Nõuded toitlustamisele ja müügiks pakutavale toidule tervishoiu haridusasutustes, noorte püsi- ja projektilaagris kinnipidamisasutustes ning sotsiaalteenuse osutamisel. Ja nüüd teie ettepanek, tark ettepanek siin Newtoni laadis on jätta välja sealt noorte püsi- ja projektilaagrid, aga vanglad, haiglad, koolid, lasteaiad, need seal tuleb jätkata kontrolli, mis toitu ja mis kvaliteediga pakutakse. Miks selline eelistamine, vanglate eelistamine, aga noorte laagrites ei ole vaja enam, nagu te rääkisite, et linu ei ole pea enam kontrollima, kas on räpased või ei ole ja aknad, kui suured on. Aitäh! Aitäh! Ma tegelikult seda enne ka mainisin, et seal on päris mitu põhjust, aga kõige põhilisem põhjus on see, et kui me võrdleme näiteks vanglat või haiglat, siis inimesel ei ole vabadust seal väga palju välja liikuda. Ja inimene on seal sageli pikka aega ja haiglas veel lisandub tervise aspekt, ehk et teatud haiguste puhul peabki menüü olema erinev. Mis tõttu on ka need nõuded erinevad. Kui me räägime koolist ja lasteaias, siis koolis ja lasteaias kujundatakse muu hulgas toitumisharjumusi, laste toitumisharjumusi. Kõige tähtsam kujundaja on loomulikult perekond, aga kuna laps umbes kolmandiku ja teinekord lausa pool päeva veedabki koolis või lasteaias, siis see keskkond on oluliselt mõjusam kui näiteks 3 päeva kuskil ratsalaagris mõnes talus. Ja mõte ongi siis selles, et kuni pakutakse üldiselt tervislikku toitu, mis vastab Terviseameti instituudi soovitustele koguses ja enam-vähem toiduainete vahekorras, mis on tervislik, siis see on piisav. Aga et ei pea hakkama enne iga väikest laagrit tegema väga suuri arvutusi, ma ei tea, mikroelementide osas, rasva valgusisalduse osas ja nii edasi. Et see on päris suur arvutus, et see soodustab ka, see teeb ka ettevõtjate elu lihtsamaks. Aitäh! Andres Metsoja, palun.
Aitäh! No ma ei ole kindel, et mis sajandi leiutis see infomüra on, aga igal juhul on ta üks müraliikidest, mis on suur probleem ja millega tegelemine on väga vajalik. Ma ei ole päris kindel, et see antud eelnõu nüüd seda infomüra meil vähendab, võib-olla tekitab juurde, aga noh, elame ja saame teada. Aga ma tulen ikkagi oma küsimusega tagasi selle sama tuuletööstuse juurde, sest ma julgen küll väita, et vähemalt omavalitsuste poolt vaadatuna see on täna üks suuremaid murekohti nii planeerimismenetluses kui ka siis, kui mingi tuulepark on valminud. Ja õigusruum peaks looma selgust ja kindlustunnet nii arendajale kui tegelikult omavalitsusele ja piirkonna elanikule. Ja igane juhtumipõhine nagu lähenemine pigem tekitab juurde esoteerikat selles valdkonnas kui kindlustunnet. Et miks tänane valitsus ei taha ikkagi minna seda teed, et kui on tuuletööstus paika pandud, siis on ka pandud sellele arendajale kohustus teatud regulaarsusega mõõtmisi läbi viia ja need esitada nii, nagu see on teistes tööstusvaldkondades täiesti tavapärane. Aitäh! Ja ma toon kohe ühe väga praktilise aspekti siin, et tegelikult sellised uuringud on päris kallid. Ja kas kohalikud omavalitsused ja elektritarbijad soovivad need uuringud ka kinni maksta, kui need ei ole tegelikult põhjendatud? Et me ikkagi vaatame seda, mis on otstarbekas, mida on vaja, ja me ei tahaks inimestele, ettevõtetele ja KOV-idele lisada ülearuseid nõudmisi, mis ei ole põhjendatud. Ja kui ma tõin enne selle Newtoni näite, siis see oligi just selleks, et illustreerida, et teatud asjad on meil juba läbi uuritud, nende põhjal ongi loodud kindlad nõuded. Ehk et kui me oleme öelnud näiteks, et sellisel ja sellise parameetriga tuulikutel, mis ei põhjusta mitte infomüra, vaid eks ole, põhjustavad reaalset müra ja mida mõõdetakse siis detsibellides erinevalt infomürast, siis kui on need uuringud tehtud, me teame, kuidas heli levib, mis on takistused, mis summutab heli, mis kiirendab heli, põhikooli füüsikast juba teame seda, eks ju, siis ei ole tegelikult otstarbekas hakata neid klassikalisi füüsika põhimõtteid uuringutega üle kordama. Ja kui on mingi erisus, toimub midagi erakordset, siis loomulikult reageeritakse. Seda keegi üldse ei eitagi. Aga me ei hakka kordama ega nõudma neid asju, mida me niigi teame. Ja see tõstaks lihtsalt hinda ja aeglustaks protsesse. Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, hea minister. Ma küsiks veel üle selle järelevalve üle, kuna nagu te ütlesite, et KOV-id jäävad ikkagi vastutajaks. Ja me loeme välja seaduse eelnõus, et kohalikud omavalitsused ei pea enam saatma müra vähendamise tegevuskavasid ja mürakaarte ametile lihtsalt teadmiseks ja amet saab dokumente tutvuda järelevalve käigus. Mismoodi see järelevalve käib, kes tulevad tutvuvad ainult dokumentidega või käivad ka koha peal ja vaatavad, mis tegelikult on. Aitäh! Aitäh! Kordan lihtsalt igaks juhuks üle, et mürakaardid on olemas ja esitatakse Kliimaministeeriumile, ehk et eesmärk on vähendada topelt esitamist. Järelevalve, kuidas see käib, see sõltub olukorrast. Kui on võimalik, siis loomulikult see võib olla ka dokumendipõhine, aga kui on vaja, siis tuleb kindlasti teha kohapealsed mõõtmised ja Terviseamet on seda kõike teinud ka. Et seda otsustatakse siis järelevalve menetluse käigus, milliseid järelevalveviise kasutatakse. Aitäh! Arvo Aller, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud ettekandja. No ikkagi te ei vastanud praegu, et millal võib tekkida vajadus järelevalve teostamiseks, et kes seda siis algatab, kas kodanik võib pöörduda järelevalve alustamiseks ja siis minnakse kaarte vaatama. Praegu kaardid esitatakse, siis vähemalt on Terviseametil kas või ülevaade, tal ei ole küll kohustus seda läbi vaadata, aga tal on paber olemas. Aga minul tekib küsimus, et mis see Terviseameti funktsioon siin lõpuks ikkagi jääb, et talle enam tervise neid mürakaarte ei tule, siis majutusasutuste puhul ta enam ei pea käima koha peal ega vaatama seal puhtust ja nõudeid, küll siis selle joogivee kättesaadavust. Samas muudetakse Terviseameti põhimäärust, kus tal võetakse need põhiülesanded ära ja teistpidi veeseadusest ja sotsiaalministri määrusest tuleneb tal kohustus tagada joogivee kvaliteedi ja kontrollinõuded. Et nagu ühelt poolt me võtame kohustusi ära, teistpidi jääb tal ikkagi see näiteks joogivee kvaliteedi kontroll, et mis hetkes siis Terviseamet tuleb majutusasutusse seda kontrollima. Aitäh. Seda nagu joogivett siis? Jah, okei, aitäh.
Kui ma nüüd vastan sellele esimesele poolele, et kes menetluse algatab või kes pöörduda võib loomulikult iga inimene, kui on mure mingisuguse kas asutuse või piirkonna, mis iganes, kas siis joogivee või millegi muu puhtuse pärast, siis iga inimene võib pöörduda Terviseameti poole ja oma murest rääkida ja see ongi tavapärane. Ja kui Terviseamet olukorraga tutvub, siis ta vajadusel algatab menetluse. Et see on siis vastus sellele küsimusele. Mis puutub Terviseameti funktsioonidesse, siis ma kordan üle, et tervist puudutavad nõuded oma sisult ei muutu, aga muutub see, kuidas neid dokumente tuleb esitada ja kellele ja kuhu ja ka see, kuidas siis nendega edasi tegeletakse. Ehk me kaotame ära dubleerivad asjad. Ehk et kui ta juba kuskil on üle kontrollitud ja see kontroll on adekvaatne, siis Terviseamet ei pea seda tööd üle tegema. Ja teiselt poolt küsimus siis näiteks selle joogivee kohta. Me teame ju kõik, mis juhtus Tartus, mis juhtus Kuressaares, joogivee kvaliteedist tingitult, jäid väga paljud inimesed haigeks. Ja see nüüd on koht, kus Terviseametil on olemas spetsiifilised laborid selleks, et seda vett analüüsida ja tuvastada, mis on haigestumise põhjus. Et siin on väga selge seos tervisega ja siin on väga selge seos bakterioloogia, mikrobioloogiaga, mida ei ole näiteks võimalik tuvastada ettevõtjal endal. Et selleks on vaja eri oskuseid, eri laboreid. Et nendes valdkondades, kus on reaalne tervise mõju, selline, mida teised ametkonnad juba nagunii ei kontrolli, seal tegeleb Terviseamet ja nendes valdkondades, kus on tegemist üldpõhimõtetega, üldiste nõuetega, mida saab igaüks kontrollida, näiteks mõõta akna läbimõõtu või vaadata, kas linad on määrdunud, eks ole. Et siis neid saavad siis teised asutused või inimesed ise kontrollida. Aitäh. Madis Kallas, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea minister. Te põgusalt võib-olla ka mainisite, et ma siia jalutades võib-olla ei kuulnud seda kabinetist, aga mul on küsimus selles valguses, te viitasite ka siin Tartu ja Kuressaare sellele vee probleemile, mis siin oli ja millest väga paljud inimesed haigeks. Ja kui me räägime nagu seaduse või eelnõu ideest, et bürokraatia vähendamise on kindlasti tervitatav, aga ma küsiksin just sellest vaatest, et väga sageli, kui me teeme selliseid bürokraatia vähendamise asju või mingisuguseid kokkutõmbamisi, et see annab ka löögi nendele ametitele just väiksemates piirkondades, väiksemates maakonnakeskustes. Et mul on küsimus, et kui seda on plaanis teha, et kas on ohus ka mingisugused töökohad just kaugemates piirkondades ja kui see on nii, et võib-olla on võimalik ikkagi vaadata üle, et pigem suuremates keskustes kokku tõmmata ja just maakonnakeskustes, kus see igapäevane abi on ülioluline, jääks kindlasti alles, kuigi võib-olla mingi roll kaob ära. Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Ma ütleks vastupidi, et just väiksematel ettevõtjatel on palju lihtsam, neil on vähem tööd vaja teha, vähem erinevaid kohti, kuhu esitada samu dokumente ja pigem saab see töötaja, on ta siis ettevõtja ise või mõni tema töötaja, seda aega kulutada millegi muu või kellegi muu peale. Aga selline igapäevane tugi ja abi on loomulikult alati olemas nii Terviseameti poolt kui ka muude ametite poolt, kus siis vastavaid probleeme lahendatakse, et see ei muutu. Et siin muutub ainult see, et kaotatakse ära dubleerivad nõuded, mida kuhugi juba esitatakse, et seda ei pea ka teise kohta esitama. Et näiteks, et ei ole vaja ehitusteatise saamiseks või taotlemise protsessis alustada selles, et saada Terviseameti kooskõlastus, et Terviseamet saab kooskõlastuse anda ka dokumendipõhiselt juba siis, kui kõik dokumendid on esitatud ja protsess käib. Ta kiirendab seda menetlust. Aitäh. Evelin Poolamets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, ettekandja. Te räägite endale vastu. Te alles siin ütlesite, et teate, et seadused ei muutu ja Newton jääb. Samas tõdesite, et Newtoni ajal ei teatud nii palju, ei teatud ka müra kahjulikkusest ja ma arvan, et ka tänapäeval me lõpuni ei tea müra kahjulikkusest. Ja nüüd te räägite ka, et on dubleerivad ülesanded, kui peab esitama ka Terviseametile neid mürakaarte ja Kliimaministeeriumile. Minu meelest on need täiesti erinevad ametid, erinevad
erinevate funktsioonidega ametid, et seal ei ole seda dubleerimist. Kliimaministeerium ei tegele inimese tervishoiu ega inimeste ravimisega, aga minu küsimus on, et kuidas siis Terviseamet üldse pärast seda tegeleb müra mõjuga, mürakaartide jälgimisega, müra vähendamise tegevuskavaga või milline see Terviseameti ülesanne pärast seda jääb? Aitäh. Ma loodan, et ma saan aru, et Riigikogu üks ülesandeid on seaduste muutmine ja vastuvõtmine. Ma loodan, et lugupeetud Riigikogu liige ei soovi Newtoni seadusi muutma hakata, eks ju. Et ma olengi väärikas ja ma ootan seda ka oma kolleegidelt, et alustatakse sellise jutuga, siis ma vastan sellele. Et mulle ei sobi, kui mind alandatakse samamoodi. Ühesõnaga, kuhu ma tahan jõuda, on see, et nagu ma olen öelnud, me tegeleme üldiste parameetritega ja esitame täpselt samu andmeid 2 erinevasse asutusse, millest ühel neist asutustest ei ole ka ütleme niimoodi, et need müraparameetrite lugemine, seadmete parameetrite lugemine, mürakaartide vaatamine, see ei vaja niivõrd kõrget ekspertiisi tervisevaldkonnas, kui seda Terviseamet pakub. Ja me säästame seda ressurssi nendesse valdkondadesse ja nendesse teemadesse, kus seda ekspertiisi on oluliselt rohkem vaja. Ja kuidas siis Terviseamet tegutseb? Ka seda ma juba mainisin. Kui on mure, ja kui on põhjendatud kahtlus, et kusagil müra on ebaproportsionaalselt suur, on tervist kahjustav, tänaseks need parameetrid on ka teada ajalooliselt üle 100 aasta, siis ka seda Terviseamet menetleb ja jälgib ja vaatab, kuidas saaks neid tegureid kõrvaldada ja vajadusel teeb ettekirjutusi. Aitäh! Madis Kallas, palun! Aitäh, hea juhataja, hea minister! Ma täpsustan oma eelmist küsimust, et väga hea, et te vastasite see, mis puudutab ettevõtja vaadet. Aga ma küsiksin konkreetselt, et kas selle seadusega on mingi oht, et just väiksemates maakonnakeskustes toimub teatud konsolideerimine, teatud kokkutõmbamine ka Terviseameti ametkonnas. Et me saame aru, kui seda on vaja teha, aga me palume siin igal juhul siis just väiksemaid maakonnakeskuste Terviseameti rakukesi igal juhul säästa ja nendele anda siis teisi ülesandeid just suuremate maakondade arvelt. Aitäh! Aitäh! Ei, Terviseameti tööd selle seadusega kokku ei tõmmata. Vastupidi, Terviseameti töötajatel jääb aega ja jõudu rohkem, et nõustada ka neid samu väiksema piirkonna inimesi ja ettevõtjaid. Aitäh! Suur tänu teile, rohkem teile küsimusi ei ole. Ja nüüd, head kolleegid, on meil suurepärane võimalus kuulata arutelu juhtivkomisjonis ja seal langetada otsuseid ja selle ettekande teeb meie hea kolleeg, sotsiaalkomisjoni liige Mihkel Lees. Palun! Ja aitäh, austatud juhataja, lugupeetud kolleegid. Sotsiaalkomisjon antud eelnõu arutas 8. detsembril möödunud aastal. Kuulati ministrit, kuulati Sotsiaalministeeriumi ametnikku. Ja võin teile kinnitada, et räägiti täpselt sama juttu, mida räägiti täna siin suures saalis. Et ministri jutt ei erinenud ja erinevalt suurest saalist küll sotsiaalkomisjonis antud eelnõu kaugeltki sedavõrd huvitavat diskussiooni ei tekitanud. Uuriti küll selle kohta, et kui nüüd ikkagi üldapteegi tegevusloa omaja erandkorras, siis massiüritustel siis ravimite müügiluba taodelda ei saa, et kuidas see võib mõjutada riigi toimimist erinevates kriisides, näiteks sõjaolukorras. Ja sarnaselt ka täna kuuldud vastusele minister selgitas, et kindlasti erinevates kriisiolukordades ravimite kättesaadavust antud eelnõu kuidagi ei halvenda. Ja sellega laias plaanis arutelu sotsiaalkomisjonis ka piirdus ning tehti järgnevad konsensuslikud otsused. Esiteks võtta antud eelnõu täiskogu päevakorda, teiseks määrata juhtivkomisjoni esindajaks siinkõneleja ja kolmandaks konsensuslikult ettepanek siis ka esimene lugemine lõpetada. Ja tänan siis juba neid Riigikogu liikmeid, kes siis andsid ka vihjeid selle kohta, et kus on mõni näpukas sisse juhtunud, et katsume siis need näpukad edasise menetluse jooksul ka kenasti ära parandada. Kui on veel mõtteid, andke teada. Aitäh! Suur tänu. Hetkel lisamõtted ei ole, rohkem teile küsimusi ei ole. Head kolleegid, avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu
761 SE esimene lugemine lõpetada, esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 27. jaanuar kell 17.15. Ja saame minna kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (välisravi ning ultraharvik ekstemporaalsed ja soodusravimid) eelnõu 764 SE esimene lugemine. Ja taaskord on ettekandjaks hea kolleeg sotsiaalminister Karmen Joller. Palun. Tere, hea istungi juhataja, head kolleegid Riigikogust, head Eesti inimesed. Teen jälle lühikese kokkuvõtte. Tegemist on siis seadusega, mis loob õigusliku aluse, et ka ultraharvikhaiguste ravimeid saaks Tervisekassa erandkorras kiiremini rahastada. Lisaks on eesmärk jällegi vähendada bürokraatiat ja halduskoormust, ehk et lihtsamad ja õigusselgemad menetlused oleksid nii patsientidele, arstidele kui ka Tervisekassale. Eesmärk on muuta ka apteegis valmistatavad ehk siis ekstemporaalsed ravimid patsientidele taskukohasemaks Tervisekassa hüvitamise kaudu, kui selleks on vajadust. Ja eesmärk on ka korrastada välisravi ehk välismaal tehtavat ravi, ühtlustada põhimõtteid riigisisese rahastamisega, teha otsuseid kiiremini ja objektiivsemalt. Ma lihtsalt täpsustan mõned mõisted. Ultraharvikhaigused on siis sellised haigused, mida esineb veel harvemini kui harvikhaigusi, kui hästi lihtsalt öelda. Näiteks võib mõnda ultraharvikhaigusega inimest olla Eestis ainult 1 või 2. Ja see tähendab seda, et ravi, mis on nende haiguste raviks olemas, sageli on uudne, aga enamasti ta on kindlasti kallis ja ei ole inimestele hästi ega lihtsasti kättesaadav. Ja eesmärk on siis vähendada eelkõige bürokraatiat nende ravimite maale toomisel. Lisaks siis teine termin ekstemporaalsed ravimid. Extempore, see on ladinakeelne termin, millega tähistataksegi selliseid ravimeid, kus arst kirjutab klassikalise kus tulebki sõna retsept, kirjutaksegi nagu retsept, nii mitu milligrammi seda, nii mitu milligrammi teist, segada kokku näiteks pulbriks või lahuseks või kuidas iganes, et ta annab konkreetse retsepti ja siis selle retseptiga minnakse apteeki, apteeker võtab selle retsepti ja teeb ravimi valmis. Ja tänapäeval me kasutame enamasti siiski neid ravimeid, mis on juba kusagil mujal valmis pakendatud, valmis toodetud, aga tõepoolest endiselt on näiteks mõned nohuravimid või ka nahalahused, mida arstid kirjutavad niimoodi eraldi toimeained paberile ja siis need pannakse kokku ja patsient saab siis ravimi, mis on kokku segatud apteegis. Ja kolmas on siis välisravi, ehk et see välisravi on siis selline ravi, mida osutatakse välismaal. Muudatused puudutavad siis eelkõige just neid patsiente ja raviarste, need patsiente, kellel on ultraharvikhaigused ja loomulikult nende lähedasi, Tervisekassat, apteeke ja arste, kes kirjutavad, vormistavad ekstemporaalseid retsepte ja välisravi taotlejaid ja loomulikult Ravimiametit. Kui nüüd rääkida ultraharvikravimitest, siis ma mainisin enne seda, et need on keeruliselt, need on raskesti kättesaadavad ja sageli ka sellepärast, et Eesti on niivõrd väike, et ravimitootjal ei ole suurt huvi ka turule tulla. Ja me oleme loonud ka võimaluse siis, et Ravimiamet saab ise algatada selle menetluse, et see ravim tuleks turule. Et mõte ongi siis selles, et mitte me kuidagi ei mõjuta ravimi ohutuse, efektiivsuse, hindamist, see jääb samaks ja enamasti nad on tegelikult juba näiteks kuskil Euroopa Liidus mujal riikides juba hinnatud ja ka Euroopa Ravimiametis, aga me muudame lühemaks bürokraatia poolt just seda, et menetlusaeg oleks lühem ja vajadusel jõuaks see ravim ikkagi kiiresti abivajajani. Ja kindlasti tuleb arvestada kuludega, et kas me väikese riigina saame ikkagi endale sellise kuluga ravimit lubada ja üheks eeltingimuseks on ka tõestatud efektiivsus vastava haiguse korral. Nüüd, kui me räägime siis nendest apteegis valmistatavatest ravimitest, siis mõte ongi selles, et kuna väga paljud sellised ravimid on standardsed, no näiteks ma toon tsinkloxuti on olemas selline asi, see on selline lahus, mida juba mina õppisin ülikooli ajal, mis sisaldab tsinki ja veel mingeid erinevaid
aineid ja seda määritakse nahale sügeluse leevendamiseks. Ta ei aita väga pikalt ja väga palju ja ta ei pruugi olla üldse nii efektiivne kui juba praegused olemas olevad sügelust leevendavad ravimid, aga on olukordi, kus näiteks neid teisi võib-olla ei saa kasutada või need teised mingil põhjusel ei ole kättesaadavad. Või soovitakse anda siis sellise klassikalise ravimiga jõudu juurde teistele ravimitele. Et siis, kuna see on standardselt olemas juba aastakümneid, siis luuakse võimalus, et kui see on nende standardite järgi valmistatud, et tulevikus näiteks Tervisekassa võib anda ka soodustuse sellele ravimile. Ja see loomulikult parandab ka ohutust ehk, et kõik käib standardite järgi. Järgmine teema välisravi ehk välismaal osutatud ravi, seal on ka jällegi menetlusaega lühendatakse, et kui praegu võib sellise eelloa taotluse esitada enne, kui on olemas arstlik konsiilium, siis me palume, et inimesed edaspidi või siis raviarstid selle taotluse esitaksid pärast konsiiliumi otsust, ehk et need oleksid korraga. See tähendab seda, et igasugune menetlus ei toimu mitte 2 korda, vaid toimuvad, et dokumendid tulevad ühe korraga ja menetlus käib ka kiiremini. Ja ma ütlesin ka seda, et efektiivsus on oluline, et sellise ravi rahastamise eelduseks on see, et õnnestumise tõenäosus on vähemalt seni on olnud, et vähemalt 50%, et praegu siis muudetakse need natukene paindlikumaks. Ja konsiiliumil on siis nõuded, et konsiilium oleks tugevam, vähemalt 3 eriarsti ja vähemalt 2 erinevat tervishoiuteenuse osutajat peavad kinnitama, et sellele inimesele just selline ravi on vajalik ja seda Eestis osutada ei saa. Siis rahastatakse raviga välismaal. See loob jällegi selgemad protseduurireeglid. Ja päris viimaks kaotatakse ära Ravimiameti teavitamiskohustus teatud erilubade menetlemises ja just sellistel puhkudel, kus need samad andmed on juba korduvalt kogutud ja olemas ja kus Ravimiamet saab siis ka vajadusel neid välja küsida. Et võetakse vahelt ära üks etapp, mis aeglustab erinevate ravimite või erinevate toimeainete jõudmist Eesti turule. Ja lisaks haiguste loetelu kehtestamise regulatsioon, see asendatakse ravimite loetelus soodusmäära kehtestamise põhimõtetega. Ühesõnaga, et ei ole mitte niimoodi, et on mingisuguse asja eelduseks ainult kindel diagnoos, vaid siis kirjeldatakse ära, mis põhimõtetel soodusmäära antakse teatud ravimitele. Näiteks seal võib olla mõne analüüsi kõrvalekalle või mingisuguse teise ravimi kõrvaltoime ja nii edasi. Et see on tegelikult ka kasutuses päris pikalt tervishoius juba, aga lihtsalt, et seda muudetakse selgemaks. Nii, aitäh! Peeter Ernits, küsimus, palun. Ja juhataja, lugupeetud minister. Et jah, harvikhaigusi on maailmas päris palju. 7000 või 8000 või palju neid siis täpsemalt on. Aga siin on nagu kirjas, et meil siin haigekassa tegeleb ainult 1%-ga neist 70-ga harvikhaigusega. Ja minu küsimus on see, et miks siis ainult nii vähestega, sest Eesti populatsioon peaks ju hõlmama statistikat elementaarselt tundes tunduvalt rohkem harvikhaigusi kui 70, et 1% maailma teadaolevatest. Miks selline, või see sõltub ainult sellest, et kes kõvemini häält teeb? Aitäh. Ei, aitäh. Tähendab, jah, aitäh. Aga ei, see ei sõltu sellest, kes kõvemini häält teeb. Ultraharvikhaigus on siis selline haigus, mida esineb vähem kui 50 000 inimese, vähem kui üks 50 000 inimese kohta. Ja kõiki maailmas diagnoositud ultraharvikhaigusi ei pruugi Eesti inimestel üldse esinedagi, sest nad on tõesti ülimalt haruldased haigused. Ja lisaks ei ole olemas ka kõikidele nendele ravimeid ja ravi. Paljudele neist töötatakse ravi välja,
aga see ravi ei ole alati ka tõenduspõhine, mis tähendab seda, et ravi on näiteks väljatöötamise faasis ja alles tehakse katsetusi. Inimesel, kellel on ülimalt haruldane haigus ja kui ta saab teada, et midagi katsetatakse, siis sageli, kui tuntakse, et mul ei ole nagunii midagi kaotada, siis ollakse valmis ka sellise mitteefektiivse raviga edasi minema. Aga seda lihtsalt riik ei saa lubada, et me hakkame katsetusi ja mitteefektiivseid ravimeid rahastama maksumaksja rahast. Et inimene võib minna küll uuringusse ja siis uuringu rahastus on tavaliselt selle oma tootja, ravimitootja poolt. Aga eelduseks on siis see, et ravim oleks olemas. Ehk et miks neid on nii vähe, on sellepärast, et neid haigeid on vähe, neid patsiente on väga vähe ja lisaks on väga vähe neid ravimeid, mis nendel patsientidel päriselt aitaksid kas või paremat elukvaliteeti saavutada. Et küsimus ei ole selles, et kes jaksab rohkem hüüda ja kes enamasti muideks seda ravi taotlevad ikkagi arstid, mitte isegi patsiendid. Vaid kui on diagnoos pandud, see on ülimalt haruldane haigus, siis sellised ravimeetodid ja soovitused tulevad arstidelt ja lausa konsiiliumilt, nagu ma kirjeldasin. Aitäh. Kersti Sarapuu, palun. Aitäh, lugupeetud esimees ja õigemini juhataja ja siis hea ettekandja. Kui minu lapsed väiksed olid, siis arstid väga tihti kirjutasid just nimelt neid isevalmistatavaid ravimi. Ja apteekides olid need valmistatud ravimid olid siis kas salvid või pulbrid või siirupid, mis just erinevate haiguste puhul sobisid. Aga ma tean ka seda, et neid apteeke on jäänud väga väheks. Paide linnas on näiteks ainult Vee tänava apteek ja ma tean ka seda, kui palju neil on muret sellega, milliseid investeeringuid sinna teha, sest kui niisuguseid ravimeid valmistada, siis nad vajavad ka eritingimusi, just nimelt need apteekide köögid. Kas riigi poolt on olemas ka mingisugune abi nendele apteekidele ja kui palju neid apteeke üldse alles on jäänud, kes ise niisuguseid rohtusid valmistavad? Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Ka mina oma lapsepõlvest mäletan, et neid extempore ravimeid oli päris palju ja ma mäletan, et mulle maitsesid kõige rohkem need, mis olid glükoosipulbriga segatud. Ma muidugi ei teadnud toona, et see on glükoos, seda ma sain alles ülikoolis hiljem teada. Aga tänapäeval tõesti neid on väga vähe ja neid kasutatakse ka väga harva. Ma arvan, ma ise arstina kirjutasin neid välja heal juhul 1 kord kuus, võib-olla isegi veel harvemini. Praegu on olnud seni nõuded apteekidele, et peavad olema tõesti need väga spetsiifilised ruumid, väga spetsiifiliste nõuetega ja need me praegu oleme lasknud leebemaks. Sellepärast, et apteegid teevad tegelikult omavahel koostööd, nii et on võimalik näiteks, et ühes apteegis valmistatakse ravimis ja transporditakse teise apteeki. Sarnane koostöö toimub ka tavaliste ravimitega. Ehk et näiteks, kui inimene läheb apteeki, talle öeldakse, et teate, et mul seda ravimit ei ole praegu, aga me homseks tellime, et sama loogika järgi inimene saab selle ravimi ikkagi kätte. Kättesaadavus on oluline. Ja kui apteegid suudavad teha omavahel koostööd, et tagada siis sellise ravimi transport ühest apteegist teise, siis ma arvan, et inimene on ka võitnud. Ja aitabki apteeke see, et nad ei pea ülal pidama neid ruume, kus valmistatakse neid ravimeid väga-väga harva ja et teha spetsiifiline ruum väga harva kasutatava teenuse jaoks. Et siis suuremates apteekides on ruumid olemas ja apteekrid valmistavad ravimeid ja siis saadavad mujale. Et see on see mõte. Aitäh! Peeter Ernits, palun. Hea juhataja, lugupeetud minister. Et elementaarne, et iga inimese elu on nii-öelda hindamatu. Aga kui nüüd vaadata teie neid rehnungeid siin, tuleb välja, et näiteks nende harvikhaiguste puhul 2023. aastal haigekassa kulutas 22 miljonit 576 patsiendile ja järgmisel aastal 743 juba 34 miljonit, mis moodustab 9% Tervisekassa ravimite sellest eelarvest. Ja nüüd minu küsimus teile, et kuidas te selle olukorra lahendate? Ühelt poolt võrdne kohtlemine, teiselt poolt iga inimelu on hindamatu. Kui nüüd 743 inimest on saanud 9% haigekassa ravimite eelarvest ja see tõus on olnud metsik ühe aastaga, 12 miljonit.
Noh, kuidas te selles kirjeldate seda olukorda? Aitäh! Aitäh! Eks ma nii kirjeldangi, nagu teie kirjeldasite. Inimese elu on hindamatu, hinnalipikut me sinna külge panna ei saa. Juhin ka tähelepanu, et te kirjeldasite harvikhaiguste ravimitega. Me räägime siin täna ultraharvikhaigustest, mille eelarve on tegelikult väiksem ja mida me kasutame oluliselt harvemini. Aga vastates küsimusele, siis selleks ongi loodud erinevad põhimõtted, alates näiteks konsiiliumi nõudest ehk 3 arsti ja 2 raviasutust peavad ütlema, et just see ravim aitab, sest tegelikult ka teaduslik tõendus nende ravimite efektiivsusele alati ei ole päris ühene. Et sellepärast on vaja, et eksperdid annavad selle hinnangu, kas see ravim näiteks selle inimese puhul oleks üldse efektiivne ja kui efektiivne see oleks, kas ta ravib ta terveks näiteks või aitab paremini elada. Meil on viimastel aastatel, kui rääkida siis harvikhaigustest, tulnud turule näiteks tsüstilise fibroosi ravim. Tegelikult see turule tuli juba mitu aastat, aga Tervisekassa ei saanudki seda inimestele kompenseerida, sest see oli niivõrd kallis, et see ei mahtunud lihtsalt eelarvesse. Ja Tervisekassa pidas hinnaläbirääkimisi ravimitootjaga, kuni siis saavutati selline hind, mis on mõlemale poolele aktsepteeritav ja täna need inimesed saavad ravi. Ja see on selline ravi, mis, kuna haigus algab juba lapseeast, siis kui see laps saab seda ravi, siis ta suudab elada praktiliselt normaalset elu. Peaaegu normaalset. Me ei saa kunagi öelda kroonilise haigusega inimesele, et tema elu on normaalne, aga tal on olemas lapsepõlv ja ta saab areneda, õppida, koolis käia. Versus see, kui ta ravi ei saa, siis need lapsed olidki koju aheldatud. Neil need rasked hingamisprobleemid, millega kaasnevad igasugused muud mured, vaimse tervise mured, ja nii edasi, hirm ja kõik ärevus ja ühesõnaga, me oleme läinud seda teed, et meil on kindlad reeglid, mille põhjal me hindame, kas see ravim on esiteks sobiv ja teine siis tõesti hakatakse vaatama, kas see hind on aktsepteeritav ja kui ei ole, siis me ikkagi räägime läbi. Ja selle juures on hästi valus ongi see, kuni seda infot kogutakse, läbirääkimis peetakse, et ega need inimesed kannatavad edasi. Et selles mõttes see ongi valus. Aga need on need dilemmad, mille eest Tervisekassa seisab. Et täpselt need samad, kui palju siis maksab inimelu. Aitäh! Suur tänu teile. Rohkem küsimusi ei ole. Arutelu rõhuasetuse juhtivkomisjonis tutvustab meie hea kolleeg, sotsiaalkomisjoni liige Eero Merilind. Lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed ja kuulajad rõdul. Sotsiaalkomisjon arutas teemat 15. detsembril ja minister tutvustas seaduseelnõud ja mõned lühipunktid, mitte päris protokolli. Irja Lutsar palus eelnõu pealkirjas terminit ultraharvikravimit kasutamist muuta ultraharvikhaiguste ravimitena. Selgitas, et osa ravimeid, näiteks geeniravimid, CAR-T on suunatud konkreetsele haigusele ja ei kuulu enam ultraharvikhaiguste alla. Küsimus oli ka, et kas haruldaste haiguste puhul võiks lubada registreerimata ravimeid, kui kliinilisi uuringuid pole võimalik teha ning rõhutas vajadust lõpetada rahastus, kui ravim ei anna patsiendile pikaajalist tulemust. Sotsiaalministeeriumi esindaja nimetas, et ravimil peab olema müügiluba, kuid edaspidi ei pea seda eraldi ravimite loetelu kandma ega piirama kasutust vaid ambulatoorse raviga. Ja terminoloogiline muudatus lubati ministeeriumis läbi arutada ja hiljem siis arvesse võtta. Ekstemporaalsete ravimite osas on praegu fookuses suspensioonid. Tulevikus võib tekkida ka spetsialiseeritud keskused, näiteks 3D printimise osas Tartus. Minister rääkis ka, et Tervisekassal on plaan liikuda tulemuspõhise ravimirahastuse suunas. Välisravi puhul rõhutas ta, et Tervisekassa katab ravi, kuid mitte reisi- ja majutuskulusid. Need jäävad pigem sotsiaalsüsteemi, fondide või annetuste kanda. Sotsiaalministeeriumi esindaja selgitas, et välisravile suunatakse vaid juhul, kui Eestis alternatiiv puudub ja kui välismaal osutatav teenus on kallim, katab selle Tervisekassa ja selle menetlusmuudatused ei peaks kulusid suurendama. Sotsiaalministeeriumis räägiti ka, et sotsiaalkomisjonis, et kohalike omavalitsusel puudub kohustus katta välisraviga kaasnevaid mitteravikulusid ja patsientidel ei tohiks luua vastupidist ootust. Ja tehti ka menetluslikud otsused, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14. jaanuaril
teha ettepanek määrata juhtivkomisjoni esindajaks Eero Merilind ja teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. Kõik otsused olid konsensuslikud. Suur tänu teile. Teil on üks küsimus vähemalt. Lauri Laats, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja kaasettekandja. Ma küsin teilt kui perearstilt, et vaadates seda seadust, et äkki annaksite sellise oma hinnangu kui spetsialisti hinnangu, et selle valdkonna inimesena, et selle seaduse olemust ja vajalikkust ja ka teie isiklik arvamus kogu selle seaduse muudatuse osas. Aitäh. No lühidalt siis see seadus puudutab siis ultraharvikhaiguste ravimite rahastamist, ekstemporaalsete ravimite hüvitamist, millest ka minister rääkis, mis on ekstemporaalsed ravimid, ja välisravi korralduse ühtlustamist. No isiklik lähenemine on see, et see on hea seadus ja annab inimestele rohkem võimalusi arstiabi saada. Aitäh. Suur tänu. Ka teile rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Seda soovi ei ole. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 764 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 27. jaanuar kell 17.15. Oleme sellega 3. päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Koos sellega on tänane päevakord ammendatud. Aitäh teile, head kolleegid, ja kena päeva jätku.